Wow. Hei, hei. Hei, hei. Päris huvitav, et eile siis sisuliselt öösel anti märku meile, et uus auto kohal Eestis. Väike klipp ka sellest mahalaadimisest. Vaatame autot tänases videos lähemalt, tutvume temaga ja vaatame, mis on hästi ja mis on halvasti. Teeme enda jaoks nimekirja, mis meie sellel autol tahame paremaks teha ja lähme sealt niimoodi hooga edasi. Ja siit edasi siis hakkab jälle üks uus seiklus vist just. Jep. Mis see on? See ei näe üldse Winterbeateri moodi välja nagu. Jah, et see on kõige naljakam oksjoni ost vist ajaloos. Et tavaliselt alati mõtled kõik läbi, kõik lisad, kõik nii-öelda viimse detailini, siis selle autoga sai kõik nagu selline veidi puusalt. et CLS, siis 2-liitrine rida 4, millel on 150 kilovatti. Aga väljas nii külm. Lähme vaatame auto sisse ja sõidame kuskile varju alla. Kohe kui auto tööle paned, siis hakkavad igast asjad kisama. Kaasa arvatud see, et hooldus on siis üle. Tundub, et saame autot hooldada ka. Kas see on hooldusvaba auto? Jah. Et see 30 000 välp, mis Saksamaal toimub, siis et paneme sellele veel 5000 otsa, eks? Jah, sa ütlesid, et ei ole hooldusraamatuid ka tegelikult, et seda ei ole vaja hooldada, ma arvan. Et sai kokku lepitud, et käime Silberist ka läbi ja vaatame, mis seal ajaloos on. Üldiselt Belgia ja Saksamaa, et autoriigid ja hooldavad üsna hästi enda autosid, ilmselt paberid lihtsalt on kellelgi kuskile koju ununenud. Et eile öösel, kui auto kätte saime, siis mingid nagu anomaaliad sai tuvastatud tegelikult, et tagapagasnikus siis tuli põleb. Ma ei ole üldse kindel, et see seal põlema peab praegu. Et pigem on tegu mingi probleemiga. Auto oksjonist ka siis veidi lähemalt, et sai nagu pakutud sisuliselt 100 eurot sellele hinnale, mis alghind oli. Ja siis jäime nagu ootama, et pigem olime suht kindlad, et keegi seda autot ei vabasta selle hinnaga, aga lõpuks ikkagi müüja 3 päeva hiljem otsustas, et ta annab ära selle raha eest selle auto meile. See auto nagu enda olemuselt väga meeldis. Mulle väga meeldib, et tegemist on siis faceliftiga ja kus on juba need uued navid ja uued superhead esituled, mis Mersu teeb, mis on täisautomaatsed ja nii edasi. Siin tegelikult on selline ka veel. Nüüd näeb ka midagi. Jälle suht inetu ja kollane jääb jääv. Jah, see on jah, et need pirnid on siin mingid halogeenid. Jah, ütleme nii, et saab tuunima hakata jälle. Aga lisade poolest siis Rasmus, kus topsioidud on? Topsioidud, jaa, ma ka arvan, see täiesti ebaõnnestunud ost nagu. Et ma pean ära mainima, et meil on üks väga põnev Audiga tulemas siin lähinädalatel ja sellel Audil me tuvastasime ka nagu pärast oksjoni võitu, et üks väga selline elementaarne asi on salongist puudu, ütleme nii. Et vaatame, mis sellest veel saab. Aga Mersu lisavarustusest rääkides, siis siin tegelikult on oma jagu. Hästi palju elektrilisi asju on. Istmed, rooli liigutamine, tagaluuk, automaatkast siis loomulikult. Jah, roolil on nii-öelda labadega käiguvahetused asjad. Muidu salong, see lihtsalt näeb üsna vana välja, ma ütlen ausalt, aga see meediakeskus ja kõik see on nagu uus ja värske, et millestki siin ilma ei jää. Parkimisel on üliäge on see tagurduskaamera ja see 360 kraadi parkimine. Siis püsikiirushoid ja automaatsed täistuled. Need abilised siin on, et aitavad siis reavahetust läbi viia. Täitsa nunnu auto. Sõidaks küll, kui topsioidjaid oleks. Harman Kardoni heli on ka sellel autol, et see on ka tore lisa. See teine auto, millega ma praegu sõidan, on Seat, et siis see on, ma nagu ei suuda välja tuua, kui erinev see tegelikult on. Kui vaikne see salong on, igasugune ukse nii-öelda vajutus või kas või siit
lihtsalt detailina vaadata neid ventilatsiooniavasid, et need on nagu täiesti teistsugusest maailmast ikkagi kui need Seati detailid, et selles mõttes on Mersu äge. Et kas või see asi on siin päris nahk, et siia saab näiteks leather shieldi või nii-öelda nahapuhastusega täiesti vabalt peale minna. CLS-ile omapärased need ilma nii-öelda uksekaareta klaasid. Päris äge. Mulle tundub, et isegi tagaistmele saab 3 inimest istuma panna. Et see ei ole see CLS-i mudel, kus on taga ainult 2 istumiskohta. Peres täiesti hädavajalik see, et 3 füüsilist kohta seal taga oleks praegu. USB-d on siin. See oleks päris põnev proovida, kas CarPlay on olemas. Siin on, ma näen vist SD-kaarti. Saame GoProst kohe selle SD-kaardi siia panna. Hakkame töötlema selle peale. Siin pagasnikus siis, et kui need lahti on, siis need tuled peaksid põlema. Aga kui see nüüd kinni panna, siis peaks meil siin kõik suurepärane olema. Aga tundub, et see signaal selle autoni ei jõua. Ja et luuk ise läheb kinni tegelikult. Jaa, luuk on ilusasti kinni. Siin on mingi valge ollus. Ja mingi niiskus on ka siin sees. Jaa, näha on kerget moisturit nii-öelda, et mitte midagi drastilist. See on lumi või? Ma arvan, et see on äätlõu vahend kusjuures. Okay. Sellepärast, et äätlõu vahendist nagu kristalliseerub. Okay. Äkki on keegi mööda valanud. Natukene. Oi. Tegime siis Mersule omapärase ümmarguse. Selle panime siin toorelt 4 kruviga kinni. Plastik isegi nagu paindus. Ma olen veits üllatunud selle üle, et seal on midagi murdunud. Ja siis niimoodi vist jääbki. Et ei olnudki võimatu missioon. Nüüd proovnumbri märk jääb meil alati ümmarguseks. Peame kogu aeg Mersusid ostma. Ja see Mersudel ei ole ka vist kõikidel selline ümmargune. No, see on mingi special või? Mingitel on, jah. Okay. Aga nüüd me oleme natukene legaalsemad jälle liikluses. Rääkimata sellest, et autol suverehvid on ja me oleme detsembris omadega. Ja rehvidest rääkides siis, kui siin on 255-40, siis siia taha on otsustatud panna rehv 285 ja 35. 18 oli siis. Et ütleme nii, et siin on nagu laiust peaks olema. Siin ju ruumi on, jah? Ruumi on, jah, eks nüüd suurem mootori panna. CLS-il on, jah, reeglina ikkagi enda V6 siin ilusasti istumise all ja 190 kilovatti, kui me eksi. Sellepärast keegi tahtnudki seda. Aga see... Vaatame, kas siin oli enne autos. Siin on puhas nagu vähemalt, et pole mööda valatud, see on nice. Märg on. Valget vahtu pole. As it should. Mercedes-Benz oil recommended. Yes. Sama õli, aga 2 korda kallim. Oksjoni lisavarustuses ei olnud kärukonksu. Kui nagu vaadata Mersu neid Winni decodereid, siis oli olemas. No nii. Kuule, päris äge. Ütleme nii, et mida rohkem lisavarustus, siis seda varem. Ja see on mõned jaoks täitsa dealbreaker, kui seda ei ole. Ja, ma ei tea muidugi, kas CLS-iga sõidetakse käruga. Ikka. Paned oma paadi järele siia. 2 liitrite diisliga. Jah. Huvitav, mis see öko tähendab siin? See ei ole sõidurežiim. See on ülevaatuse jaoks. Ülevaatuse nupp. Tere! Engine data. Oo jaa. No nii, kellad. That's what we need. Ja. Palun. Jah, see ei ole touchscreen. Ma ei teinud seda. Sport. Ja see on lihtsalt data siis, jah? Jah. Sa saad kellad panna siia, kui sa teed performance drivingut siin Consumption. Liiga palju. Kiire ülevaade autost ja mis siin muuta saab. Ja siin ei saa mitte midagi muuta.
sellel autol on CarPlay. Jess! Minu arust kõikidel autodel võiks CarPlay olla. See oli põhjas, Kusjuures Mersud ongi sellised nagu literally. Nad on nagu mõeldud for comfort, vaata. Okei. Ja see režiim on ka E peal. Ütlete, kas E ja S ja... kas see on siis nagu sporti või? See nüüd ta vahetas natuke käigu alla ka vist. Jaa, oli küll. Aga peaks ühe veel alla vahetama. No ja nüüd hakkab siis, läheb käsitsi... Labad käik on. Track mode. Aga sa kujutad ette, et sa nagu teed peatoe elektriliseks. Ma vist olen hästi lihtne inimene, aga nagu... Ma vist saaks ise ka selle liigutatud, et ei peaks olema elektriline. Aga okei, kui peab olema, siis olgu ta pealegi. Kuidas Mersuga sõita on? Mugav, mõnus sõita. Et kruiisimise sõidab täiesti. On näha, et ei ole vaakgrupis enam. See luugi probleem jääb hetkel meil veel to-do listi, et sellest me jagu ei saanud. Autoga plaanid on meil kindlasti üks hooldus ära teha, eks? Kindlasti, jah. Ja siis tavapärane, et kindlasti ei jää see auto nagu kaitsmata, et värvipinnad, igast asjad, et pesuvideom teeme eraldi, et pole mõtet kõike ühte toppida. Kulumisaste on Mersul üsna väike, et see on hästi positiivne, aga jah, puhastada oleks kindlasti teda vaja. Siin on tegelikult näha, et isegi tahab veits keemilist. Mingid loigud on seal kahtlased süüksed. Jah, mingid plekid on, et need tahaks nagu ära saada, et siis on... Kes iganes selle auto endale ostab, saab nagu valmis paketi, et ei pea ise hakkama vaeva nägema. Lisame veits vürtsi. Täiega vürtsi, jah. Kuna väljas on külm talv vahest. See on sul nädalast, eks? Jah. Me tahame midagi ära anda selle kaitseks. 3 võitjat seekord, eks? Siis mis iga võitja saab? Iga võitja saab endale auto finessi mütsi, mis on päris äge. Jaa, ise ka kasutan ühte. Ja siis ülivinged, Gioni enda termosed, et hästi tehnoloogilised, et siin on selline hoiab joogi soojas, ühtlasi saab siia siis mingi teepuru või midagi panna siia sõela peale ja näeb super ilus välja. Nii, kuidas inimesed võidavad? Nii nagu ikka, et tuleb jätta kommentaar. Jaa, kirjutage, mis te arvate CLS-ist näiteks, et selles mõttes ei pea üldse pikata, et ja nii-öelda arvamused on kindlasti see on selline auto, mis jätta külmaks, ma ei saa arvata. Jaa, et on ilus auto. Sina arvad niipidi, aga mida sina arvad? Et kuulame ära. Ja siis on like, subscribe. Jälle ei jõua ära nagu mainida, kui oluline see meie jaoks on, et see on kõik selline nii-öelda hea tegevus ja kõige muu kõrvalt, eks. Et tundus nagu, et te vaatate, ehk siis jätkame seda ja tõesti, et siin on videosid, mida juba näeme ette tulemas. Päris huvitavaid asju jätkub juhtuma. Siis juba need CLS-i kaitsmised, pesuvideod. Et ise ka ootan, ütleme nii. Räägin meile järgmisest autost ka veidi. Ma tean, et nupp on ära tehtud, et ost on sooritatud, et... Ootame siis ühte S4 B7 kelega. See saab huvitav olema. See on vana hea V8 bensukas 253 kilovatti, kui ma ei eksi. Vaatame, kas peame seda V8 remontima ka äkki. Tõmbame kokku. CLS nähtud. Järgmistes videodes näeme edasi, kui heaks me selle värvipinna saame ja üldse vaatame nagu lähemalt teda valges. Jagamismäng. Jagamismängu võitja saab siis sisuliselt 2 nädalat pärast selle video välja tulemist. Et 2 nädalat on selline turvaline. Jah. Okei, aga siis vaadake meid jälle ja järgmiste videodeni. Ja järgmine kord. Tšau.